Kas sul on olnud elus hetki, mil tunned, et kohustusi, infot ja mõtteid on korraga lihtsalt liiga palju ja võib-olla sa unustad mingeid olulisi detaile või lubadusi, mis sa oled teistele andnud või ei suuda keskenduda ühele ülesandele korraga, sest kogu aeg mingid teised mõtted tulevad peale? Minuga täpselt see juhtus. Ma olen pulmafotograaf ja pildistan keskmiselt 20–30 pulma aastas. Ja varem õppisin samal ajal Tartu Ülikoolis psühholoogiat ja panustasin vabatahtlikesse projektidesse. Ja samas kõike seda korraga oli liiga palju minu jaoks sel ajal ja tagantjärgi ma näen, et ma olin isegi läbipõlemise äärel. Mul oli igasuguseid ideid, mida ma peaksin tegema. Aga kui ma mingit tegevust alustasin, siis ma hakkasin peagi kahtlema, et äkki ma peaks hoopis midagi muud tegema, et ma ei suutnud nagu ühele ülesandele korraga keskenduda. Ja ma kartsin, et ma võib-olla unustan üldse need head ideed ära ja need jäävad täiesti tegemata, kui ma neid kohe ei tee. Mis oli lahendus? Ma olen viimased 2,5 aastat kõik oma mõtted ühte kohta kirja pannud ja tahan siin videos jagada 3 põhjust, miks sina võiksid teha sama. Okei, loomulikult me ei saa sõna otseses mõttes kõiki mõtteid kirja panna, sest on hinnatud, et inimestel tekib 12–60 000 mõtet iga päev. Ja sõltumata sellest, mis täpne number on, siis tuhandete mõtete kirjapanek ei ole ei realistlik ega ka vajalik. Samas, kui mul tekib väiksemgi tunne, et tegu on ideega, mida ma ei tahaks kaotada, siis ma panen selle kirja. Võib-olla sa vaatad seda videot ja naerad, et pane asjad kirja, no see küll midagi eriti uut ei ole. Ma olen täiesti nõus, idee on lihtne, aga samas on väga vähe inimesi, kes seda iga päev teeksid, nii et neile sellest päriselt kasu oleks, sest on mõned väga olulised põhimõtted, mis selle tegelikult toimima panevad. Ja video teises pooles ma näitan, et kuidas igapäevaelus praktiliselt asju kirja panna. Nii et sa ei peaks tundma hirmu, et unustad midagi ära, et sa suudad keskenduda sellele ülesandele, mis sul on parasjagu käsil ja sa ei kaota enam oma häid ideid. Ja tasuta boonus, me jagame ühte praktilist harjutust, mida oma osalejatega ajaplaneerimissüsteemi meistriklassi koolitustel teeme. Nüüd vaatame, milliseid probleeme mõtete kirjapanemine meie jaoks lahendab. Kujutage ette ühte täiesti tavalist päeva. Pesed hambaid ja sul tuleb meelde, et sul on uut hambaarsti vaja, sest eelmine läks pensionile. Ja ega sa ju väga hoolikalt hambaid ei pese ka. Seejärel istud potil ja äkitselt näed, et kasutad viimast rulli WC-paberit. Kõik on veel praegu hästi, aga mis saab edasi? Kindlasti ei tohi unustada homme poest paberit juurde osta. Pakid tööle minekuks asju ja tuleb meelde, et laenasid eile sõbrale raamatu. Oluline on see, et oleks meeles see kuu aja pärast tagasi küsida, et ei juhtuks sama nagu 2 eelmise raamatuga, mis seni teadmata kadunud. Too veel apteegisse Hustagil balsam määrimiseks ja Humeri ninasprei, aspiraatori, otsikud, need mis on 10 tükki pakis. Veel võtta see. Heidad veel korra pilgu tagasi ja näed, oi küll see laps on ikka armas, aga oot, miks ta siin on, kui naine juba tööle läks? Muidugi teisipäev on minu kord laps laste hoidu viia. Sa hakkad mõistma, et juba ei olegi kõik enam päris meeles ja kõige hullem on see, et see üks asi, mida pidi poest tooma, läkski meelest. Ja see tuleb meelde alles järgmisel korral, kui sa hommikul potil istud. Sa avastad, et see asi, mida sa ei tohtinud unustada, oli WC-paber. See ei pea niiviisi olema. Selle asemel, et proovida kõiki paaniliselt meeles hoida, saab need lihtsalt kohe kirja panna. Esiteks loomulikult aitab see tagada, et me ei unustaks ja saaksime õigel ajal need asjad reaalselt tehtud. Aga teine väga suur boonus on see, et me ei pea tundma hirmu, et midagi olulist jääb tegemata. Ma tahan olla inimene, kes peab oma lubadusi, aga isegi kui olen tubli ja püüdlik, siis minu jaoks on kõiki detaile võimatu meeles hoida. Kirjapanemine aitab mul teha teoks, mida ma olen teistele ja endale lubanud. Ja samas, kui me midagi kirja paneme, ei tähenda see automaatselt, et me peame selle ära tegema. Kirjapanemine aitab meil filtreerida tõeliselt olulised tegevused. Teine põhjus, miks kõiki mõtteid kirja panna, on see, et me suudame paremini keskenduda ja fookust hoida. Viimased kognitiivse psühholoogia uuringud näitavad, et inimene suudab töömälus hoida korraga ainult 4–5 asja. See tähendab, et kui sa üritad millelegi keskenduda, aga sulle tuleb meelde, et kassitoit on vaja osta ja sa üritad seda meeles hoida, siis sinu töömälu vaba ressurss selle ülesande jaoks vähem. Kui paneme kassitoidu ja kõik ülejäänud segavad mõtted kohe kirja, siis vabastab see väga palju kognitiivset ressurssi, mis võimaldab paremat mõtlemist. Näiteks toon ühe näite enda elust. Ma istun siin praegu meie uues kodus, mis on hiljuti valmis saanud.
kui ehitus veel käis, pidin produktiivsusklubi jaoks tegema keskendumist nõudeid ülesandeid ja samas olema pidevalt valmis reageerima mingitele ehitusega seotud olukordadele. Ja ühel päeval ma istusin arvuti taga ja proovisin hoolega keskenduda, et oma ülesannet tehtud saada. Ja ootamatult isa helistab. Tunneb muret, et luges ajalehest artiklit. Kui kips saab vannitoas niiskust, siis ta hakkab hallitama, tekivad seened. Need on inimestele mürgised ja te kõik surete. Okei, päris selline see sõnastus ei olnud, aga mõte oli seal olemas, et vannitoa teema tuleks läbi mõelda. Aga mul oli vaja hoopis oma käesolev ülesanne lõpetada ja seega viskasin idee kipsplaadid hallitavat mõttekasti ja sain tööga rahulikult edasi tegeleda. Ja mind vabastas teadmine, et see idee on kindlas kohas olemas ja ma ei pea muretsema, et see kaduma läheks. Ja hiljem, kui ma mõtteid üle vaatasin, siis sain selle teemaga tegeleda, tegime korraliku hüdroisolatsiooni, panime niiskuskindlama kipsi. Seega ma sain sellel hetkel rahulikult oma ülesannet jätkata ja samal ajal sujuvalt päästsin oma naise ja lapse elud. Arno, mida siis sina arvad? Mina olen abielus Anneliga ja 20. november 2018 oli meie jaoks väga eriline päev, sest me saime oma lapse Rebecca Loisa. Teadsin, et tahan 2 nädala jooksul pärast sünnitust keskenduda ainult oma perele. Samas ennast täielikult kõigest muust maailmast eraldada ei olnud võimalik. Tuli ikka endiselt erinevaid mõtteid ja küsimusi, kui millega oleks pidanud tegelema. Aga selle asemel, et nendega pihta hakata, panin andma kõik lihtsalt ühte kohta kirja ja ma teadsin, et kui ma 2 nädala pärast oma märkmeid vaatan, saan lihtsalt sealt jätkata, kus pooleli jäin. Ja sellel ajal sain keskenduda kõige olulistemale inimestele. Üks meie koolitusel osaleja ütles isegi, et meie kursus on tema arvates väärt 3 korda kõrgemat hinda, sest et ta pole ammu nii rahulikult maganud. Ja peamine põhjus oligi just see, et ta oli saanud oma mõtted peast välja, mida ta muidu pidevalt seal edasi-tagasi ketras. 3. Mõtete kirjapanemine on väga kasulik, sest suurepärane idee võib tulla sulle igal ajal. Aga väga tihti meil on juba liiga palju teisi asju käsil ja me ei saa kohe sellega midagi teha. Kirjapanemine tagab selle, et me ei unusta oma häid ideid ära. See tähendab, et me ei pea kirja panema ainult mingid igapäevaelu tavalisi detaile nagu otsas WC-paber, vaid kõiki inspireerivaid unistusi, eesmärke, ideid tulevikuks. Näiteks see oli nii kaua aega tagasi, et ma isegi mäleta seda hetke, mil ma täpselt kirja panin idee, et teha vanematega videointervjuu. Ja ma mõtlesin, et see oleks ülilahe, kui nad räägivad seal lugusi enda noorusajast ja milline mina beebina olin. Ja see idee on mul aastaid kirjas ja sel kuul ma siis võtan selle ette. No vähemalt nüüd, kui ma selle välja ütlesin, siis ma peaks vist päriselt selle ära tegema. Et oletame, et see tundub sinu jaoks ka loogiline, et sa tahad hakata samuti rohkem asju kirja panema. Ja nagu video algul lubasin, siis nüüd läheks päris praktiliseks ja ma näitan, kuidas sellega alustada.